Kas soovid šokolaadi? Aitäh! 9 inimesel 10 maailmas on magusaisu šokolaadi järele. Mu ema ütles alati, et elu on nagu šokolaadikarp. Sa ei tea kunagi, mida saad. Siiski. Kakao seisab silmitsi väljasuremisohuga. Aastaks 2050 on üle 50% kakaopõldudest kliimamuutuste tõttu tootmiseks kõlbmatud. Kuigi see 5000 aasta vanune uba pärineb Amazonase vihmametsadest ja hõimud nimetasid seda jumalate toiduks, toodab tänapäeval Lääne-Aafrika umbes 80% maailma kakaost. Vihmametsad kuivavad murettekitava kiirusega ning pikk ja seisnud transportimise ning töötlemise teekond jätab tarbijad kibedaks. Probleem tänapäevases kasvatamises seisneb selles, et suur osa neist headest ainetest lahjendatakse kakaouba töötlemise käigus. See kaotab tõesti palju neist bioaktiivsetest ainetest. Innovaatiline Iisraeli idufirma Kokomoto püüab kakaouba taaselustada, samal ajal meie maitseme eelivõludes. Selle asemel, et kasvatada looduses kakaopuud 6 või 7 aastat ja lõpuks kasutada ainult uba, ütleme meie, et seda pole vaja teha. Me saame teha kohalikku tootmist. Kokomoto tehast saab paigutada ükskõik kuhu maailmas väljaspool ekvaatorit, väga lähedale juba olemasolevatele tootmisettevõtetele. Truri on üks maailma suurimaid rakukasvatuse platvorme. Me lihtsalt teame, kuidas rakke kasvatada. See on see, mida me oskame teha. Siin Haifas asuvas biotehnoloogia ettevõttes Pluri matkivad need bioreaktorid looduse keskkonnatingimusi. Ja see ongi nii. Õige, see on nagu loodusõpetuse tund. Me paneme rakud sellesse anumasse ja siis toimub tegelikult toitainete perfusioon. Toitained on see, mida rakud vajavad, et süüa. Nagu meie sööme, toidame ka rakke selle spetsiaalse toitaine lahusega. Sama kehtib ka kohvi kohta. Coffee Shy on teine idufirma, kus see patenteeritud rakkude kasvatamise tehnoloogia jätkab sealt, kus loodus pooleli jääb. Meie protsess on jätkusuutlikkuse mõttes palju tõhusam võrreldes tavapõllumajandusega, kus on vaja tohutul hulgal vett. Muide, iga espresso, mida sa jood, nõuab 140 liitrit vett. Meie arendame lahendust, mis võimaldab toota kohvi viisil, mis välistab kõik need väljakutsed. Olemasolev pikk ja energiamahukas protsess kurnab ka meie rahakotte. See suurendas oluliselt üldist nõudlust kohvi järele ja pakkumise poolel on meil probleemid, mis muutuvad aina hullemaks. Nii et nõudlus kasvab, pakkumine väheneb. Kohv on tooraine, millega kaubeldakse börsil. Tegelikult on viimase 5 aasta jooksul näha tohutut hinnatõusu ja suurt volatiilsust. Nüüd võivad meie tassid iga 3 nädala tagant üle voolata. Ühest süsteemist suudame aastas toota kohvikoguse, mis vastab enam kui 500 000 kohvitaimele. See on meie toode, see on rakupõhine, kuivatatud rakupõhine kohv. Mida te siin näete, on omamoodi pulbriline vorm. Coffee Shy röstid ja segud on maitsekatsetaja valik ning tõestus peitub meie hommikuses kohvitassis. Jah, see lõhnab teistmoodi. Jah. See on magusam lõhn. Õige. Mu nina töötab. Veelgi enam, see aitab vähendada meie planeedi süsiniku jalajälge. Üks küsimustest, mida meilt on küsitud, on, kas teie tehnoloogia hakkab asendama tavapäraseid ja olemasolevaid kohvifarme, talunikke ja põllumajandust? Ja vastus on kindel. Ei.